Tere! Millal viimati keegi või miski tegi teie eest otsuse, ilma et te seda märkasite? Minu nimi on Sofia Paes, ma olen andmete ja usaldusväärse tehisaru nõunik Justiits- ja Digiministeeriumis. Mina tegelen sellega, et riik kasutaks tehisaru, automatiseeriks protsesse, säästaks aega ja raha. Aga minu jaoks on kõige olulisem, et selle kõike juures jääks võitjaks tavaline inimene, kes Eestis elab. Ehk see tähendab, et me mõtleme välja, kuidas tehisaru kasutamine oleks läbipaistev, õiglane ja inimkeskne, mitte ainult efektiivne. Täna ei räägime nii palju sellest, mis tehisaru on, vaid räägime sellest, mida see tähendab, mida see teeb ja kellele. Mõelge hetkeks, kes täna hommikul midagi guugeldas, avas TikToki, YouTube'i, Facebooki, kuulas muusikat soovituse peale. Kõik see põhineb algoritmidel ja masinõppil, mis on tehisaru üks vorm. Ehk süsteem, mis ei ole otse programmeeritud kindlate reeglitega, vaid mis õpib andmetest. Ta vaatab, mida miljonid inimesed on teinud, leiab mustrid ja ennustab, mida sina tõenäoliselt järgmisena tahad. Seda olete te ilmselt ka ise märganud, mida rohkem te millegi vastu huvi näidate internetis, laikite, kommenteerite, jagate või lihtsalt ei keeri edasi, kui näete mingi huvitava video, siis tõenäolisemalt näitab algoritm teile järgmisel korral midagi sarnast. Algoritmid aina rohkem konstrueerivad meie maailma, mõjutades meie käitumist. Näiteks katsena proovige korra jälgida, millist reklaami te ise näete, millist reklaami näevad teie sõbrad või vanemad ja võrrelge, mida te kõik näete. Aga algoritmid ei ole ainult selles, mida te internetis näete, ka ettevõtted kasutavad neid tänapäeval aina rohkem, näiteks töötajate värbamiseks, kliendi küsimustele vastamiseks või prognooside tegemiseks. Ja riigid pole erandid. Tehisaru kasutusala ulutab koosolekute protokollimisest ja õigekirja parandamisest kuni päriselt oluliste otsusteni. Näiteks aitab see töötukassa töötajatel hinnata, kui pikalt inimene jääb töötuks või Päästeamet võib hinnata erinevaid ohuhinnanguid ja prognoosida neid kasutades algoritme. Ka Politsei- ja Piirivalveamet piirikontrolli tegemiseks võib kasutada algoritme. Ministeeriumis töötades püüan tagada, et kõik see toimuks inimkeskselt, et tehisaru kasutamine riigis tooks kasu eeskätt ühiskonnale ning inimene teaks, miks mingi otsus tehti. Olen ise arvamusel, et tehisaru on eeskätt tööriist ning inimesed, kes oskavad seda kasutada, on eelisseisus. Tehisaru kindlasti muudab ka seda, kuidas me töötame. Mitte viisil, et robotid võtavad kõik töökohad üle. Kindlasti mõned tööd muutuvad, mingid kaovad ära, aga näiteks raamatupidaja, kes oskab tehisaru kasutada, teeb täna töö ära kiiremini kui 5 raamatupidajat 10 aastat tagasi. Arst, kes kasutab pildituvastamist, abistavad algoritmi, näeb rohkem patsiente ja ka eksib vähem. Või programmeerija, kes kasutab tehisaru koodi kirjutamiseks, jõuab kiiremini ka lahenduseni. Aga parim tulemus ei tule sellest, et masin teeb sinu töö ära. Parim tulemus tuleb kombinatsioonist. Inimene, kellel on päris oskused ja kriitiline mõtlemine, pluss oskus tehisaru tööriistu kasutada. Sest tehisaru ilma inimese mõtlemiseta teeb kiiresti, aga mitte tingimatult targalt. Inimene ilma tehisaruta teeb targalt, aga mõnikord ka aeglasemalt ja piiramatu võimalustega. Aga siis tekib teine küsimus. Kellele siis see tööriist üldse kulub, kelle käes ta on ja mis juhtub, kui see eksib? Miks me üldse räägime tehisintellekti õiglusest? Tehisaru õpib andmete peal, aga andmed ei ole neutraalsed ning sama nagu ka inimesed, kes tehnoloogiat kasutavad. Kokku
Nad peegeldavad maailma, mis on juba olemas ja kahjuks meie maailm ei ole kõige õiglasem koht alati. Ma lihtsalt toon teile mõned näided sellest, kuidas kallutatus on algoritmidesse sattunud. Esimene, ühes riigis kasutati algoritmi selleks, et otsustada, kes vajab lisameditsiiniabi ja selgus, et süsteem suunas ressursse süstemaatiliselt nende patsientide kasuks, kellel oli juba ajalooliselt parem ligipääs arstiabile ja allahindas nende vajadusi, kellel see ligipääs varasemalt puudus. Miks? Sest see algoritm kasutas tervisenäitajana ravikulusid ja need, kellele oli vähem raha ja kes on omanud vähem võimalusi raha terviseks kuulutada, varasemalt said ka vähem arstiabi. See ei tähenda, et nad olid tervemad, vaid see lihtsalt tähendas seda, et varasemalt nendel see võimalus puudus. Ja sel juhul ei ole tegu mingi kurja algoritmiga, see lihtsalt peegeldab seda ebavõrdsust, mis maailmas oli olemas ja see sattuski algoritmi. Teine näide sellest, kuidas kallutus võib algoritmidest sattuda, tuleb Hollandist, kus kasutati ühe süsteemi, mis aitas tuvastada erinevaid pettusi rahadega seotud. Ja probleem sinna oli juba sisse kirjutatud. Enne süsteemi loomist oli ametnikel juba eelarvamus, sest pettusid toimusid rohkem teatud piirkondades, teatud taustaga inimeste seas. Ja see eelarvamus läks süsteemi sisse. Tulemus oli, et süsteem märkis ebaproportsionaalselt varasemate piirkondadest pärit inimesi, mitte sellepärast, et nad päriselt petsid rohkem, vaid sellepärast, et süsteem oli nii üles ehitatud. Hiljem süsteem oli ära keelatud, aga siin me näeme, et see on üks teine viis, kuidas kallutusalgoritmidesse satub. Süsteem on juba loomise hetkel kallutatud, sest inimeste eelarvamused lähevad sisse tehisintellekti projekteerimise faasi. Veel üks näide, kujutage ette ühe näiteks näotuvastussüsteemi, mis töötab tehniliselt hästi, see teeb seda, mille jaoks see loodi, aga politsei kasutab seda ainult teatud piirkondades, teatud inimeste jälgimiseks. Süsteem ise ei diskrimineeri, ega seda kasutatakse viisil, mis diskrimineerib. See on kolmas viis, tehnoloogia töötab õigesti, aga kasutamine on ebaõiglane. Nii et ebaõiglus tehisaru ei tule alati ühest kohast, mõnikord on see andmetes, mõnikord on see süsteemi disainis, mõnikord on selles, kuidas inimesed süsteemi kasutavad. Ja mõnikord ei ole küsimus üldse diskrimineerimises, vaid selles, kuidas algoritmid kujundavad seda, mida me näeme ja millesse usume. Ning siin ma toon teile veel ühe näite. Usun, et olete ka varasemalt kuulnud, aga uuringud näitavad, et YouTube'i algoritmid suunavad kasutajad järjest äärmuslikuma sisu poole. Mitte sellepärast, et keegi otseselt nii otsustas, lihtsalt äärmuslik sisu hoiab inimesi kauemini ekraani ees. Ja kasutatud algoritmi ainus eesmärk ongi hoida. Aga tulemusena tõuseb ühiskonna radikaliseerimine ja polariseerimine ning tekib võimalus mõjutada inimesi ettekujutusi maailmas toimuvast. Ning kui esmapilgul tundub, et see ei saa olla nii suur probleem, siis tänapäeval algoritmide tagajärjel on võimalik mõjutada ka poliitilise maastiku ja inimeste käitumist. Kõike nende näidete juures on üks ühine joon. Tehisaru ise tavaliselt ei leiuta ebavõrdsust. Ta võimendab seda, mis juba olemas ja teeb seda kiiremini, laiemalt ja sageli nähtumatult. Kui me teiega tehisaru õiglust lahti mõtestame, jõuame üsna kiiresti ühe huvitava punktini. Küsimused, mis tõusevad esile, kes kaotab, kui süsteem eksib, kelle väärtused on sinna sisse programmeeritud, kes selle süsteemi eest vastutab. Need ei ole tihti infotehnoloogia küsimused. Need on filosoofilised, poliitilised, juriidilised ja äriküsimused. Tehisaru lihtsalt toob need küsimused teravamalt esile, kuna omab mingil määral autonoomsust. Ehk ta on võimeline teha otsuseid iseseisvalt
et inimene sinna sekkuks ja just see autonoomsus tekitab uusi küsimusi. Võtame näiteks isesõitva auto. Kui auto sõidab, kes vastutab, kui midagi läheb valesti? Juht, kes ei juhtinud, tootja, kes autot leiutas, riik, kes loo andis, see ei ole enam hüpoteetiline küsimus. Isesõitvad autod juba täna ka Tallinnas on olemas või näiteks kujutame ette, et kool võtab kasutusele algoritmi, mis ennustab, kes õpilastest võib tulevikus käitumisprobleeme tekitada, hinnete puudumiste või käitumismärkuste põhjal. Õpetajad näevad seda skoori, kuidas see mõjutab seda, kuidas õpetaja suhtub sellesse õpilasse. Kas laps, kellel on kõige skoor, saab sama palju usaldust ja võimalust kui teised? Ja kui algoritm eksib, kes seda märkab? Kes saab seda vaidlustada? Või veel üks aktuaalne küsimus autoriõiguse teemal. Kujutame ette, kunstnik avastas, et tema stiili, tema aastapikkuse töö tulemust on kasutatud tehisaru treenimiseks. Ilma tema loota, ilma tasu maksmata. Ja sellist sisu saab tehisaru genereerida sekunditega. Kelle pool siis see kunst loodud on ja kellele ta kulub? Kas see on aus kunstniku vaates? Siiski oleme inimkonna alati leidnud vastused küsimustele, mis uus tehnoloogia tõstetab. Kunagi leiutati ratas, siis vanker, siis auto ning täna juba arutame, mida saab autost, mida keegi ei juhi. See on lihtsalt üks osa progressist ja peab aru saama, et tehisaru ei eksisteeri juriidilises vakumis. Vastused saavad seaduste ja määruste kujul. Euroopa Liit võttis hiljuti vastu esimese seaduse, mis reguleerib tehisaru kasutamist. AI Act või tehisaru määrus. Põhimõte on suht lihtne, mida suurem on süsteem ja süsteemi mõju sinu elule, seda rohkem kohustusi sellel loojal on. Mis võib mõjutada sinu põhiõigusi ja vabadusi, selline süsteem peab vastama palju rangematele nõuetele. Ja mida see praktikas tähendab? See tähendab, et kõrge riskiga süsteemid peavad olema läbipaistvad nii arendajale, kasutajale kui ka inimesele. Ning nendele, keda need otsused puudutavad. Andmed, millega süsteemi treenitakse, peavad olema kvaliteetsed ja esinduslikud. Riskid, sealhulgas diskrimineerimisega seotud riskid, tuleb tuvastada ja maandada enne, kui süsteem kasutusele läheb. Ja inimene peab saama süsteemi üle järelevalvet teostada, ehk vajadusel ka sekkuda või otsuse tühistada. Aga väljakutseid on ka seal. Suur osa tehisaru arendusest toimub väljaspool Euroopa Liitu ja siin tekib kohe järgmine küsimus. Euroopas on reeglid paika pandud, aga mida teevad teised riigid? Kui mõnes riigis pole piiranguid, kas ettevõtted lihtsalt kolivad sinna? Kas riigid hakkavad omavahel konkureerima selle üle, kes reguleerib vähem ja kuidas see mõjutab meid? Aga räägime veel ühest küsimusest, mis mulle tundub, et toob meid tagasi reaalsusse ja peab tõdema, et tehisaru vahepeal ka eksib, aga inimene ju eksib ka. Inimesed on kallutatud, nad väsivad, lasevad end mõjutada emotsioonidest, eelarvamustest ja võime eeldada, et keegi võiks teha ka rangem otsuse vahetult enne lõunapausi kui pärast seda. Arstid, muud spetsialistid võivad teha ka valeid otsuseid siis, kui nad on väsinud või värbajad võivad eelistada kandidaate, kes nendele isiklikult rohkem meeldivad. Ning siin võib öelda, et tehisaru on päriselt täpsem, ta ei väsi, ta ei ole näljane, ta ei lase end mõjutada sellest, kas kandidaat on temaga samast ülikoolist või on kellegi tuttav. Kas see siis tähendab, et peaksime usaldama masinat rohkem kui inimest? Mõlemad eksivad. Küsimus on hoopis selles, millised otsused sobivad algoritme ja millised mitte. Näiteks meditsiinipildi analüüs
Algoritm tuvastab kasveid täpsemalt kui arst. Seal on tehisaru kasutamine mõistlik, see päästab elusid, aga kui kohtunik otsustab kellegi vabaduse üle, seal ei ole küsimus ainult täpsuses, tegu ei ole ainult tehnilise küsimusega, need on juba küsimused selle kohta, mida me väärtustame. Ja selliste otsuste delegeerimine peab olema eriti tähelepanelik. Nii et jah, tehisaru võib olla täpsem, aga täpsus ei ole ainus asi, mis loeb. Ja selle piiri tõmbamine on oluline, kus lõpeb masinapädevus ja kus algab inimese vastutus. Kui ma alustasin selles valdkonnas tööd, arvasin tihti, et tehisaru on puhtalt tehniline küsimus. Aga nüüd olen arvamusel, et see on rohkem ühiskondlik küsimus. Tehisintellekt on päris võimas tööriist, mis saab meie elu palju lihtsamaks muuta ja aitab tööd teha efektiivsemalt. Siiski, enne kui lõpetan, tahan teile jätta 3 küsimust. Kui puutute kokku mõne algoritmiga, mõelge selle peale. Kes selle ehitas ja milleks? Iga süsteem teenib kellegi eesmärki. On see reklaam, on see efektiivsus, turvalisus, kasum? Kelle andmetel see õppis? Kas need andmed esindavad kõiki või ainult osa inimestest? Ja kes kaotab, kui see algoritm eksib? Sest viga ei ole kunagi neutraalne. Mõelge nende küsimuste peale ja soovin teile toredat koolipäeva.